tere! Täna on 14. aprill 2023. Paar päeva tagasi panin ennast kirja maailmameistrivõistlustele trekisõidus. Seenioritele muidugi. No hommikust! Asendissõitluse trennid käivad. Ilger on ärev. Ma natuke olen testinud. Tundub, et on kiire. Eile tegin Õue Randersi lõike. Stardi-simulatsioon. 2 tundi level 2. Homme on veel kolmekas. Esmaspäeval jõusaar. Põmm. 20. aprill. Treki rattaprojekt on peaaegu valmis. Töö käib ja... No nii. Aerobaigi esimeselt etapilt ei läinud halvasti. 3. Võimsus tuli ka sihukene 360. Ei äge. Täna 5. mai, 2 kraadi, 100 lörtsi. Ratas on siin. Me saame Jüris kokku, teeme väiksed tõmbed. Varsti joonistame, kirjutame. Tagasilöök jäin haigeks. Suundun nüüd praegu hoopis jõusaali. Hommik. Või no mis ta nii hommik on. Täna on topelt Nelsoni pauk. Kõigepealt teeme paaris sõidu Ristoga ära. Haiguse järgne kopsuröga. Tati lehvides seal kihutan. Kiire laks kohe edasi Raudalla, kus on meie klubi maastikuratta kolmapäeva. Ahoi! Eile juhtus selline asi, et ma panin kolmapäevakul jumal lambi koha peal iseenda kuradi lollist veast ilge pauguga maali. Taaliga kivisse üle lenksu otse puusse. Kuradi idiootna. Kõik ära rikkuda oli. Kogu kuradi plaani. Tervitus. Pole ammu blogi sissekandeid teinud. Soomes käisime klubiga 68 kilomeetrit maastikumaratoni. Enesetunne oli suht okei. Olin vanameestest jälle seal esimene. Randveres oli temposõit. Suht kehva enesetunne oli. Boschi sarja 3. etapp. Adekvaatse sõidu tegi. Nahaalsus puudu. Ken Boss läbi võssi otse mingi kurve sirgeks. Kudumisklubi ei ole. Nii et ega mis ma siin ikka 45 võitsin jälle ära. Näed neid asju, mis siit tulevad, jah? No nii, tere! 10. juuni, 10 päeva Eestikateni. Tuleb ära teha. Meeskondlik temposõit. Sõitsime koos Märdi ja Ristoga. Viimasel kuradi 5 killil andsime poodium ära. Ei tea, jõudnud. Möll käib ja Eestikate paugu teeme ära. Tuleb Emmerile pähe teha. Kuld ära tuua. Sihuke on plaan. No tervist! Viimane trenn enne eraldistardi Eestikaid. Vahepeal on asjad nats sitemaks läinud. Tegin siin mõned vereproovid, sest absoluutselt ei liikunud ja hemoglobiin on kukkunud täiesti kuradi keldrisse ära. Mingi põletik on sees. Padise temposõit, täielik kuradi koomahaamer. Ilgelt mõnus. Lisaks on see, et rõvedat palavust lubab. Praegu on ka juba mingi 26 kraadi. Seal Padise temposõidus olin 13. kokkuvõttes kaotsin Pallasele mingi 5 sekundiga, Emerile 16 sekundiga. Ma ei tea, sõiran oma sõitu ja annan endast parima. Eks paistab, mis tuleb. Aga võt siuke väike vahekokkuvõte. Kütame edasi. Üritus. Eile olid Eestikad eraldistardis. No eesti keeles läks perse. Sama olukord, mis oli veidi aega tagasi siin tekkinud. See ei ole kuhugi kadunud. Lihtsalt ei jakka. 30 kraadi oli sooja. Need on nagu need asjad, mis oli, nagu ei suutnud taaskord, keskmised vatid tulid 330, et ma ei suutnud nagu ära realiseerida, lihtsalt lihas ei tule järgi. Et mingi esimesed mõned minutid sõidad sükse mõistliku vatiga ja siis lihtsalt hakkad võitlema, et üldse kuskil seda hoida ja siis võitleki ja nii ei saa sõita. 3. koht küll. Emeri Lepp võitis ära, nagu arvata oli. Rainer Kuhi tegi ülihea sõidu. Kui oleks see vanakooli klassifikatsioon vanusarühmades, siis ma oleks üldse 5 olnud. Ja oleks Risto ka kohal olnud, siis ma oleks kuradi 6 olnud. Oot, kui siit lugu, aga äkki on võimalik mingi reset teha. Ilmselt praegu läheb ära unustada, kaal on ka vaja alla saada. Aga täna on poisi lõpetamine, saab kiituskirja selle üle ja keskendume muudele asjadele. Alla veel ei anna. Tervitus! Väike update, mis toimunud on. Jaanipäevad mööllud on mööda. Vahepeal sai käidud Tour de France'i etappi vaatamas, aga väike tagasilöök ka. Tippsportlaste haiguse kuradi mononukleoosire. Suht stand-by režiim, et kerime siin mõned korrad nädalas ja kuradi vorm kukub kivina, aga vähemalt on põhjus teada.
õhtuti kõrge palavik, täielik nõrk ja kaua see kestab, kurat seda teab. Hei, siuke info nüüd, et kahtlustan, et hea plaanid ei saa teoks. Käimas on nüüd 4. nädala lõpp selle haigusega, palavikuga ja see ei ole kuhugi läinud. Õhtuti olen suht lait, lihased ja selg rämedalt valutavad palavik. Eile tegin 2 1-minutilist pingutust. Täna oleks nagu kuradi tunne nagu selle 2 maratoni sõitud. Ei pruugi, sest august välja tulla õige läheb. Ega pole mõtet sinna mingit pulli minna ka tegema niisama. Sellel korral selle projektil kriips peal. Mõte oli äge, aga fucking haiguse vastu ei saa. Tiksun graveliga mingi 2,5 tundi rahulikult. Üritan veel nii-öelda options open hoida. Tiksumisega eriti kaugele ei purjeta. Kui midagi muutub, annan teada. Tere! Pole ammu suhelnud. Vahepeal on juhtunud igast asju. Kõigepealt olema terveks saanud. Siit ka. Ei tea, mis järgmine aasta samal võib olla. Et üritan ennast ikkagi vormi ajada selle mõne nädalaga ja selle asja ära teha. Käisin juba eelmise nädalal, käisin Soome trekil. Karutasin seal 260 ringi. 3 kildi proovikas tuli 3.43. Plaan veel minna Tõnu Ordiga 2 päevaks Panameesises. Ja 1. oktoobril on siis tõe hetk. No nii, nagu näha, oleme tulnud Tallinna trekile. See on alati koht, kuhu ma enne olulisi trekivõistlusi korra tulen. Panameesises tegime 2 päeva. Tutvusin 250 meetrise puittrekiga. Hea oli, et sinna läksin. Vastasel juhul oleks esimene viraaž natuke üllatanud Manchesteri. Ütleme nii, et seis on läinud parema. 4 × 4 minutit. Siin on 400 vatti, 410 plussiga. Aga no kurat, peab tulema. Ütleme, ma ei väida, et ma sinna mingit metsikut tulemust lähen tegema, aga no kurat, väike vibra on ikka juba sees. Nii et hoidke pöialt ja 10 on miinimum. Tahaks sõita alla 3.40. Siis oleks siukene 4-. Kõik sealt edasi on juba hästi. Võttes arvesse kõik, mis juhtunud on, nii et hoiame peal. Tere hommikust! Täna on 25. september. Täna on poisi sünnipäev. Saab 17. Palju õnne. Alguse nädal, mis peaks lõppema pühapäeva stardiga Manchesteris. Ratta saime nüüd kokku ja loodan, et reede-laupäeval saab trekiga tutvuda ja pühapäeval siis kuskil peal lõunat on see siis hetk käes, milleks ma siin praktiliselt juba nüüd siis, ma ei tea, terve aasta aega olen valmistunud. Erinevate tagasilöökide kiuste ikkagi on minek. Nii et sellised mõtted siia veel septembri lõppu. Nii et Manchesteris näeme.